Ja Jeesus tuli välja pühakojast ja läks edasi ja tema jüngrid astusid ta juurde temale näitama pühakoja hooneid. Aga Jeesus ütles neile, eks te näe seda kõike. Tõesti, ma ütlen teile, siia ei jäeta kivi peale, mida maha ei kistaks. Ja kui ta Õlimäel istus, astusid jüngrid tema juurde isepänis ja ütlesid, ütle meile, millal see kõik sünnib ja mis on su tulemise ja maailma ajastu lõpetuse tulemus. Me seisame siin hetkel ja kus istus Jeesus oma jüngritega 2000 aastat tagasi. Kui ta kõneles neile Matteuse 24. peatüki lõpuaja sündmustest. Kuni tänaseni on olnud see mäedi väga inspireeriva vaatega, kus tunglevad turistide hordid. Nemad küll enamasti selleks, et saaks postitada selfie nimega Mina ja Jeruusalemm. Ja me kasutame rikast kujutlusvõimet, et luua siit Õlimäelt meie silmad ette Jeesuse aegset vaadet linnale. Selleks peame kasutama 1. sajandi juudi krooniku Joosef Flaviuse silmi, mis nägid seda vaadet järgmiselt. Kui läheneda templile hommikul Õlimäelt, siis särab see nii eredalt nagu lumivalge Hermoni tipp. Selle sära on nii hele, et peab lausa silmad sellelt ära pöörama, et see sind ei pimestaks. Läbi aegade on ajalugu tõestanud, et siit on vaadanud linna poole palju tõsisemate huvidega silmapaarid kui selfie-jahtijad. Paljud neist nii tõsiste igatsustega, et on lastud endid siia Õlimäele lausa matta, et ei peaks sellelt mäelt mitte kunagi lahkuma. Selles vaates on midagi enamat, kui me esmalt mõistame. See on sügavalt meie sisse kirjutatud ja tõuseb sealt esile, kui laseme oma silmad libistada üle selle igavese linna. Olgu see siis ükskõik millisel ajastul, kas linna hiigelajal, kui vaatajad nägid siit säravat templit või aegadel, kus see oli hävitajate poolt põletatud suitsevateks tahmasteks kivideks, nagu Jeremiia oma nutulaulus kirjeldab. Kuid Õlimäe olulisem tähendus on seotud Jeesusega. Sellelt mäelt ta lõpetas oma maise missiooniga ühe ajastu, tõustes pilvest taevasse ning ajaloomarker on jällegi samal mäel, kuhu Jeesus saabub tagasi, lõhestades selle oma väelise saabumisega taevast ja rajades maa peale oma globaalse kuningriigi 1000 aastaks, mille pealinnaks on jällegi Jeruusalemm. Jeesus alustas oma lõpuaja ennustust suurte sündmuste stardipauguga, selle hingematva iluga templi hävingust. See ennustus oli sedavõrd suur šokk jüngritele, sest tempel oli igale juudile justkui tema elu tuiksoon. Ja mis oli sellel ajal rahvas ilma templita? See juhtus aastal 70, kui juudide ülestõus Rooma vastu jõudis finaalini. Siin Jeruusalemmas, mida piiras keisripoeg Tiitus. Tulemuseks tehti see linn ja tempel maatasa ja linnarahvas lihtsalt enamjaolt tapeti armutult. Ainus sein, mis sellest jubedas laastamistööst püsti jäi, oli läänepoolne tugisein, mis oli juba mattunud lammutatud ehitusprahi alla ja seda ei olnud enam näha. Kuni tänaseni on leitud Herodese templi olemasolust vaid üksikuid fragmente. Mõned mosaiigid, mündid ja vaid
väiksemad kivid, mida võib määratleda templisse kuuluvaks. Templile sai aga saatuslikuks selle ülimalt väärtuslikud ehitusmaterjalid, mis rüüstajaid seda vallutama innustas. Pärast templi ja linna hävitamist profeteeris Jeesus Iisraelile, et nad peavad põgenema ja neid pagendatakse ära omalt maalt ning nad peavad kannatama paljude rahvaste keskel. Juudi rahva pillutamine algas aastal 70 ja alles 1800 aastat hiljem algas nende naasmine tagasi omale maale. Veel tänagi ei ole see alijaa protsess kaugeltki lõppenud. Iisraelis elab täna umbes 8 miljonit juuti. 20+ miljonit on neid veel elamas erinevates maades. Jüngrite küsimusele maailma lõpu ajastu tunnuse kohta vastas Jeesus koheselt nii. Sest paljud tulevad minu nime all ja ütlevad, mina olen Kristus ja eksitavad paljusid. Eksiõpetused, pettused, õigelt teelt äraeksimised, ereesiad. Kõige selle kohta ütles Paulus midagi sellist. Ent sina jää sellesse, mida oled õppinud ja milles oled kindel, sest sa tead, kelledelt sa selle oled õppinud. Miks just eksitus? Sest me läheneme ajale, kus saab ilmsiks kõigi aegade suurem eksitaja, kelle järele terve maailm jookseb ja teda kummardab. Teda kutsutakse antikristuseks. Vaadates täna siit linna panoraami ei näe me templit, vaid 2 suurima eksiõpetuse islami pühamut. Kuid üsna pea me võime siit taas näha 3. juutide jumalateenistuseks ehitatud templit, kuhu istub antikristus ja kuulutab ennast jumalaks. Paljud eksivad ja tunnustavad teda jumalana, teda kummardades. Katsuge, et keegi teid ei eksita. Selline Jeesuse hoiatus kõlas siit Õlimäelt meile, et me hoiaks kinni vaid temast, kes on ainus tee, tõde ja tõeline elu. Täna selle saate salvestamise ajal me oleme riigis, kus on ametlikult sõjaseisukord. Seda riiki rünnatakse mitmel rindel sõna otseses mõttes. Sõda kestab Ukrainas, hutid ründavad laevu Punasel merel, Hezbollah pommitab Iisraeli põhjaosa, Hiina ähvardab Taiwanit hakata ründama ja kes teab, mis on veel juhtunud või eskaleerunud selle saate vaatamise ajaks, kui te seda parajasti olete teleekraanidelt vaatamas. Kõik see räägib meile ühte sama sõnumit. Kindlad märgid Jeesuse tulekust on väga õhus. Maavärinad ja näljahädad, looduskatastroofid. Kliima kohati soeneb, kohati külmeneb. See on Jeesuse sõnade kohaselt sünnivalude hakatus. Kui keegi küsiks täna, millises ajafaasis lõpuaegadest me täna elame, siis ma võin kindlasti väita ühte. See on sünnivalude hakatuse faasis. Varsti alles hakkab sündima. Sünnib suur kristliku koguduse tagakius. Me loeme sellest, et isik, kes tuleb peatselt võimule, personaliseerib ennast jumalaks ja messiaks, vastandades ennast Kristusega ja tema õpetusega. Sellepärast on tema tiitel antikristus ehk Kristuse vastane. Apostoli Johannes kirjutab oma kirjas temast nii.
lapsukesed, nüüd on viimne aeg ja nagu te olete kuulnud, et Kristuse vastane tuleb, nõnda ongi nüüd ilmunud palju Kristuse vastaseid. Siit me tunneme, et käes on viimne aeg. Ta ütleb, et enne kui tuleb Kristuse vastane, saab järjest rohkem ilmnema tema vaim, kes on Jeesuse vastane. Teda pilgates, teda mõnitades, tehes tema õpetuse naerualuseks, ebamoraalseks ja isegi kurjaks. Kas pole see juba täna väga ilmne? Ja kogu selles mustas lootusetuses tõuseb siiski Matteuse 24. peatükis esile üks helge jäämäe tipp. Ja seda kuningriigi evangeeliumi peab kuulutatama kogu maailmas tunnistuseks ja siis tuleb ots. Tänaseks oleme jõudnud selle ajamärgi täielikult täitumise faasi. Kui pärast Jeesust läksid apostlid välja kepp ja paun käes naaberküladesse ja Paulus läks laevaga välja purjetades kuni Roomani, siis täna on Jumala sõnum katnud terve gloobuse, nagu vesi katab merepõhja. See on täiesti uus tase. See on toimunud meedia kaudu. Kui täna on võimatu jõuda maadesse, kus valitsev islam on keelanud evangeeliumi, siis ometi ei saa keegi keelata interneti, satelliite, raadiolaineid, mille kaudu levib evangeelium kõikjale maailmas. Kõneldes vahetust ajast enne Jeesuse tulekut, võrdles Jeesus seda ööga ja pimedusega. See on üks aeg, mis on tegelikult maailma ajastu kõige raskem aeg inimkonnale. Täna paistab pimedusse vajumise tendents välja erinevates valdkondades maailma elus, nii poliitikas kui majanduses kui moraalis ja paljudes muudes valdkondades. Jesaja ütles muuses selle pimedusse vajumise kohta nii. Sest vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab Jehova ja sinu kohal nähakse tema auhiilgust. Telejutustaja David Pawson, kes väga armastas Iisraeli, ütles nii: enne kui läheb paremaks, läheb hullemaks. Sellest ajast räägivad nii Daniel, Johannese ilmutus, andes meile selle ajaperioodi pikkuseks 7 aastat, millest esimene pool on täitsa hea, kuid teine 3,5 aastane pikkune osa on väga kohutav aeg. Kuid kusagil selle pimeda ja kohutava aja jooksul, kas päris alguses või kuskil keskel, juhtub see, mida täna Jumala rahvas usub ja ootab kõige rohkem. Jeesus tuleb ja võtab oma koguduse ära nii, nagu Piibel ütleb, varasöösel. Sest otse kui välk sähvab ida poolt ja paistab läände, nõnda peab olema inimese poja tulemine. Välk on paralleelsümbol silmapilgutuse kiirusest. Paulus kõneleb sellest nii. Vaata, ma ütlen teile saladuse, me kõik ei lähe magama, aga me kõik muutume. Äkitselt ühe silmapilguga, viimse pasuna hüüdega, sest pasun hüüab ja surnud tõusevad üles kadumatutena ja me muutume. Nii välk kui silmapilgutus kestab umbes 11 murdosa sekundit. Selle ajaga meid muudetakse ja tõmmatakse üles Kristusele vastu. Aga see ei ole kõigile nähtav, vaid neile, kes sellest osa saavad. Samuti nagu Jeesuse taevasse minekut ei näinud kõik, vaid ainult Jeesuse jüngrid. Sellest ei kirjutanud järgmisel päeval Jeruusalemma ajakirjandus. Seda nägid vaid need 11, kes olid Jeesusega. Samuti toimub ka tema tulemine. See on nähtav vaid tema omadele. Piibel kirjeldab seda aega peale Jeesuse pühade äravõtmist selliselt, et isegi kuu ja päike ei paista enam nende peale, kes siia jäävad. Ilmutuse raamat kõneleb sellest ajaperioodistest detailides, iseloomustades seda Jumala viha väljavalamisega. Jumala vihakausid valatakse välja maa peale, antikristuse peale. Palju on loodusõnnetusi, epideemiaid, nuhtlusi,
kuid inimesed ei paranda ometi meelt, kuigi nad on näinud Jumala inimesi äkitselt kadumas ja sellele järgnevaid kohutavaid õnnetusi. Kuid peale seda ülimalt pimedat aega ilmub Jeesus taevas ja seekord saavad kõikide silmad teda näha. Seekord ilmub ta taeva pilvedega laskudes alla just samal kombel, kui ta sellest samast kohast, kus meie jalad praegu seisavad, võeti ülesse taeva poole ja tema jüngrid vaatasid talle järele. Sel päeval seisavad ta jalad Õlimäel, mis on Jeruusalemma ees idapool ja Õlimägi lõhkeb keskelt pooleks, idast läände väga suureks oruks, sest pool mäge vajub põhja poole ja teine pool lõuna poole. Eelnevaga andis Jeesus meile mõista ajastu iseloomu ja kokkuvõtlikult sündmuseid ka, mis tema tulekule eelnevad. Siin aga annab ta meile ühe kindla ajamarkeri, mille võime pista ajajoonele ja arvestada kõikide lõpuaegade ennustuste täitumist. See ajamarker on õlipuu või ka viigipuu, sest mõlemad puud on Iisraeli sümboliks. Ent viigipuust õppige võrdumit, kui ta oksad juba on pungas ja ajavad lehti, siis te tunnete, et suvi on ligi. Nõnda ka teie, kui te näete seda kõike, siis teadke, et see on ligi ukse ees. Tõesti, ma ütlen teile, et selle põlve rahvas ei lõppe ära enne, kui see kõik sünnib. Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi mitte. On huvitav täheldada, et läbi pika ajaloo ei ole see maa ühegi teise rahva valitsuse all õitsenud peale Iisraeli. Ja seda ka ainult siis, kui nad on Jumalat teeninud. Kui nad pöördusid Jumalast eemale, siis tulid näljad, põuad ja muud ümberkaudsed rahvad alistasid neid. Kui 1800. aastatel hakkasid juudid tagasi pöörduma omale maale, siis oli see täielikult laostunud. Nad rajasid põllumajanduslikke ühismajandeid, kibutse. Nad hakkasid harima maad, ehitama asundusi. Kui sõita täna ringi tänases Iisraelis, näeme taas õitsevat kaunist maad, kuhu turistid üle kogu maailma tulevad nautima kas puhkust või matkamist, ajalugu, piiblipaiku ja kõike muud ilu, mida see maa pakub. Kuid mis on õieti juhtunud? Viigipuu on puhkenud õitsele. Seda nägi prohvet Jesaja ette juba 2006 aastat tagasi. Kõrb ja liivik rõõmutsevad, Nõmmemaa hõiskab ja õitseb nagu liilja. Ta õitseb kaunisti ja ilutseb rõõmu ning hõiskamisega. Temale antakse Liibanoni toredus, Karmeli ja Saaroni ilu. Nad saavad näha Jehova toredust, meie Jumala ilu. Jeesus ütles, et kui see kõik juhtub, siis pange maha märge. See põlvkond ei lõppe enne otsa, kui kõik need sündmused on aset leidnud. Kuigi täna on Iisraelis keskmine eluiga väga kõrge, see on keskmiselt 83,6%. Arvutused võite ise teha. Pange tähele, et see põlvkond, kes on viigipuu õitsema pannud, on hakanud juba saama väga vanaks. Oma sõnu kinnitas Jeesus peaaegu, et vandega öeldes. Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi mitte. Aga sellest päevast ja tunnist ei tea ükski, et ei inglitki taevas ega poeg muud kui isa üksi. Tõesti, see rahvas on pannud õitsele mitte ainult linnad või turismikuurordid, vaid kõrbe, kus elatakse ja tegeletakse põllumajanduse ja teadusega. Iisraeli kõrb ei ole tühi, see õitseb.
Jeesuse tulemise sugupõlve võrdles Jeesus Noa sugupõlve iseloomustusega. Sest nõnda nagu inimesed olid Noil päivil, enne veeuputust sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele, selle päevani, mil Noa läks laeva ega saanud aru enne, kui tuli veeuputus ja võttis nad puha ära. Nõnda on ka inimese poja tulemine. Mis on siis ühist Noa põlvkonnal ja meie põlvkonnal? Kas need on mingis võrdluses sarnased? Noa põlvkond oli oma igapäeva eluga sedavõrd hõivatud, et nad ei märganudki, et nende silme all ehitab Noa perekond kuivale maale tohutut ookeani lainerit. Need, kes märkavad, ei usu või siis peavad Noad ära pööranud usufanaatikuks. Noa ei häbenenud oma ehitist, vaid kuulutas meeleparandust ja et peatselt hakkab vihma sadama. Kui me usume, et me tõesti elame Noa põlvkonnas, siis kuulutame julgelt Noa sõnumit, sest peatselt saabub ka selle ajastu lõpp. Jeesus nägi ette ka lõpuaja koguduse olukorda ja sellepärast suunas ta ülejäänud jutluse siit Õlimäelt oma kogudusele. Ta kõneles kogudusest kui 10 neitsist, kelledest pooled on lõpuajal rumalad ja pooled on targad. Siis on taevarik 10 neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid välja peigmele vastu. 5 neist olid rumalad ja 5 mõistlikud. Rumalad võtsid küll lambid, aga ei võtnud õli enesega, aga mõistlikud võtsid õli asjatesse ühes oma lampidega. Sõbrad, sel ajal me vajame mitte ainult lampi, vaid me vajame lisaastjat. Ma mõtlen, et mõned kristlased elavad täna oma elu nii, et nende lambi põhjas on viimane õlitilk ja nad lähevad välja. Sõbrad, see aeg, milles me täna elame, on ohtlik aeg. Me vajame selle jaoks vaimset jõudu, et minna läbi selle pimeda öö vastu peigmehele vastu Jeesuse tulekul. On neid, kes jäävad välja, sest nad ei olnud täis Jumala sõna, usku, püha vaimu. Koguduses käimise ja Jumala teenimise asemel olid nad hõivatud muude asjadega. Vaata ette, see on hoiatus Jeesuse enda käest. Ole täis Jumalat. Veel kõneles ta hoiatava näites sulastest, kellele isand oli jaganud erinevas koguses talente. Osad neist kasutasid neid Jumala kuningriigi ehitamiseks ja tõid sellega Jumalale tulemusi, kuid üks ei teinud sellega midagi. Ta lihtsalt nautis elu, chillis oma sõpradega, postitas sotsiaalmeediasse ja tal oli lahe. Kuid isand tuli ja küsis tulemust. Jumal ootab meilt tulemust. Ära eksi, sa oled vastutav, et saavutada oma eluga vilja igaviku jaoks. Mida sul on ette näidata? Kui sa oled täna tühjade pihkudega, siis saa hõivatuks. Teeni Jumalat, kuuluta inimestele evangeeliumi, tee head, palveta nende eest. Meie elud ja meie anded on meile Jumala poolt antud. Need ei ole raiskamiseks, vaid on Jumala teenimiseks. Viimases näites rääkis Jeesus taas enda tulemisest ja meie vastutusest. Ta kasutas siin sellist huvitavat igapäeva näidet tolle aja elust. Ta rääkis, kuidas kasvatatakse lambaid ja sikke. Neid kasvatatakse mõlemaid koos ühes karjas ja nad saavad omavahel hakkama. Ja kui nad kasvavad koos, siis nad on tegelikult ikkagi päris erinevad. Sikud on sellised pukslejad, aga lambad on hästi kuulekad. Nad alati kuulevad oma karjase häält ja nad alati järgnevad temale. Kuid sikud on hoopis teistsuguse iseloomuga. Nad on kangekaesed, alatasa puksivad teineteist. Kuigi nad on samas karjas, on nad teist liiki loomad. Kuid nii nagu iga karjane määrab päeva, kus ta lahutab lambad sikkudest, teeb seda Jeesus oma tulemiseks. Ta asetab sikud vasakule ja lambad paremale käele ja mõistab nende üle kohut. Paremal käel olevatel lammastele annab ta igavese elu, sest nad hoolitsesid inimestest, söötsid näljaseid, aitasid neid, kes oli puuduses,
külastasid vange, kuid sikkude saatus oli vastupidine, sest nad olid isekalt elanud vaid iseendale. Täna oleme siit Õlimäelt korranud neid Jeesuse siin kõlanud sõnu. Enamus neist sõnadest, nagu olete tähele pannud, on hoiatava iseloomuga. Meile ei pruugi alati meeldida, kui meid hoiatatakse, kuid just see teebki meist kas sikud või lambad. Vaatame täna meie aega ja paneme tähele Jeesuse sõnu. Vaatame ajakella Iisraeli, oleme kained. Teenime issandat, kes on peatselt saabumas siia Õlimäele. Tule, issand Jeesus, tahaks hüüda täna siit Õlimäelt. Ja nii tõesti, kui öö järele saabub kord Koit, saabub peatselt tagasi meie kuningas Jeesus. Just siia Õlimäele, just siia, kus meie jalad praegu seisavad kunagistes Jeesuse jalajälgedes.